Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane arutelu on üles ehitatud lausele. Kuula alati oma sisemist häält. Sa oled ainuke, kellega sa pead elu lõpuni koos olema. Seetõttu oled sina ja sinu sisemine hääl kõige olulisemad. Sisemine hääl on väljend, mis viitab meie sisemisele intuitiivsele juhatusele ja teadlikkusele. See on see vaikne hääl meie südames ja meeles, mis annab meile nõuandeid, juhiseid ja suuniseid erinevates olukordades. Oma sisemise hääle kuulamine on oluline osa enese eest hoolitsemisel ja eneseteadlikkusest ning viib meid tervislikuma, täisväärtuslikuma ja autentsema elu suunas. Igaüks meist on kogenud seda tunnet, kui midagi meie sees ütleb meile, mis on õige või vale. See võib olla teadlik teadmine või lihtsalt tunne, et üks valik tundub parem kui teine. Sisemine hääl ei pruugi olla vali või kõlav. See võib olla vaikne ja peen, kuid see on alati kohal. See on nagu meie sisemine kompass, mis aitab meil navigeerida läbi elu erinevate olukordade ja väljakutsete. Sisemine hääl on tihti seotud meie sügavate soovide, vajaduste ja väärtustega. See võib anda meile märku, kui me oleme astumas vastuollu oma tõeliste soovidega või kui meie otsused ei ole kooskõlas meie sisemiste veendumustega. Kuulates oma sisemist häält saame paremini tunnetada, millised valikud toetavad meie isiklikku kasvu ja õnne ning millised otsused viivad meid eemale sellest, kes me tegelikult oleme. Sisemist häält kuulates saame olla rohkem ühenduses iseenda intuitsiooni ja tarkusega. See võib aidata meil teha teadlikke otsuseid, mis on kooskõlas meie pikaajaliste eesmärkidega, mitte pelgalt lühiajaliste soovidega. Mõnikord võib sisemine hääl meid hoiatada võimalike ohtude või negatiivsete tagajärgede eest ning samas juhtida tähelepanu võimalustele ja potentsiaalile. Sisemise hääle kuulamine nõuab aga teadlikkust ja sisemist vaikust. Kiire ja lärmakas maailm võib mõnikord seda häält summutada. Seetõttu on oluline võtta aega ja ruumi selleks, et süveneda oma mõtetesse ja tunnetesse. Meditatsioon, looduses jalutamine või lihtsalt hetk iseendaga võivad olla viisid, kuidas anda oma sisemisele häälele võimalus avalduda. Samuti on oluline eristada sisemist häält hirmust või negatiivsetest mõtetest. Mõnikord võib sisemine ärevus või minevikust tulenevad hirmud segada sisemise hääle selget kuulamist. Selles osas võib aidata eneseareng ja eneseanalüüs, et eristada, millal sisemine hääl annab tõelist juhatust ja millal see on lihtsalt sisemine vastupanu või hirm muutuste ees. Kokkuvõttes on sisemise hääle kuulamine oskus, mis aitab meil teha teadlikke ja tervislikke otsuseid ning elada autentsemat ja rahuldust pakkuvamat elu. See on viis ühenduses olla oma sügavamate soovide, vajaduste ja väärtustega ning luua tähendusrikas suhe iseendaga. Kuigi väline maailm võib sageli olla vali ja segadust tekitav, pakub sisemine hääl meile sisemist juhatust ja valgust, et kõndida läbi elu selge suunaga ning leida rõõmu, rahu ja tänutunnet. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!